Polar Grit X jätkub kella seadistamine. Esmalt on enne järgmist seadistamist on mõttekas õppida, mis need nupud teevad. Ülemine vasakpoolne nupp on valgustuse nupp, sisse-välja lülitamise nupp, mitte sisse-välja, aga valguse sisse-välja lülitamise nupp. Ja lisaks saab sellega ka klahvid lukku panna. Lihtsalt tuleb natukene kauem nupu all hoida. Nüüd on siin ekraani peal väike märk, aga need valgustus ikka on sees, valgustuse nupp töötab. Et teised nupud ei tööta ja ekraani luku saab ära, kui siit vajutada niimoodi, jälle natuke all hoida. Nüüd on ekraani lukk ära. See on üles vajutamine, alla vajutamine, millegi fikseerimine või millegi täpsemalt vaatamine. Ja see on treeningute seismapanek, salvestamine, kinnitamine, näitan kõik järjest. Proovin valgust rohkem saada, et parem oleks midagi näidata. Kõigepealt, mis see ülemine nupp siin teeb? Vajutan ülemisele nupule, siis on näha, mis siin nagu veel võimalik valida. Näiteks valida ei saa midagi, aga näiteks see oleks selline ekraan kellal, et saab näha ilmateadet. Ilmateate vaatamiseks tuleb kell ühendada nutiseadmega. Teine valik on ma ei teagi, mis see ei mäleta. Saab vist treeningut valida. Mitte neid jooksmisteni. Siis valin uuesti. Siin on see magamise kohta infot on võimalik vaadata. Ja nüüd ütleb, et siin saab vaadata oma viimaseid treeningandmeid, aga kuna ei ole midagi teinud, siis siin ei olegi midagi vaadata. Ja veel on selline ekraan, on võimalik kellale panna, et kogu aeg näitab su pulssi. Ja see siit näeksid nagu, kui aktiivne sa oled olnud. Ehk siis antud juhul oleks see selline, et põhimõtteliselt näitab, et see on see level 1 esimesel tasemel, kui palju sa oled täna näiteks samme teinud või trenni teinud või selle järgi, et see oleks siis selline ekraan. See on hoopis see ekraan. Ma ei tea, mis asi see eelmine oli, ka võib-olla mingi. Aktiivsuse lihtsalt kellaaeg. Näitan teise kella pealt, mis on mul ära seadistatud. Alustan, lähen kõigepealt võtsin tavalise kellaaja, lihtsalt kellaaeg. Kui tahad vaadata, kas seal on veel midagi võimalik vaadata, siis lihtsalt vajuta siia nupule keskmisele. Siin on kellaaeg, siin midagi muud ei ole valida ega vaadata. Valid ülesse või valid alla. Need samamoodi töötavad, lihtsalt saab ringi ära teha. Näen uuesti. Nüüd vaatan ülesse. Siin on see ilmateade, kuna mul on see kell ühendatud mobiiliseadmega, siis tuleb siin ilmateade, kui vajutan siia. Siis saab paremini näha ilmateadet. Esmaspäev, täna on laupäev, nii et esmaspäevas ilmateade on siin on pühapäevas ilmateade ja täna on ilmateade ja väljaminek on sellest ilmateate vaatamisest alumise vasaku nupuga. Ilmateade on nüüd vaadatud, mis järgmine ekraan on, siin saab vist vaatame, mis siin sisse saab teha. Siin saab valida, et hakka nüüd mingisuguste treeningut tegema, siin on kohe ette antud mingid treeniprogrammid kohe koos igasuguste piltidega või liikumistega. Näiteks mine jookse praegu tund aega 25 minutit, siis mine jookse keskmiselt 50 minutit
tee harjutusi 15 minutit ja dünaamilisi harjutusi, painutusi 23 minutit umbes, 6 harjutust. Kui siin veel edasi valida, siis on võimalik, et ta ütleb sulle ära kohe, kuidas see harjutus käib. Saab isegi joogi siia juurde lisada, tagasiminek on selle nupuga. Nüüd vaatan, samamoodi võin ma siit niimoodi ekraani peal liikuda üles alla, silitades, aga mul meeldib ikkagi nupuga. 50 minutit jooksmine. Siin on võimalik, et start ehk alusta. Siin on kohe ette programmeeritud näiteks start, aga ma ei taha seda valida, ma lähen tagasi jälle. Läksin uuesti tagasi. Vaatan uuesti siit, vajutan alla. Need on kere tugevdamise lihased harjutused. Valin nüüd siia keskmisele, vahepeal võtan valgust, keskmisele. Nüüd näitab isegi ära harjutused. Tee neid harjutusi 40 sekundit, siis puhka kuni minut on täis, ehk siis kokku 40 sekundit harjutusi, 20 sekundit puhkust. Soojenduseks 5 minutit, siis on siin näha, et selline harjutus on kõigepealt, siis on järgmine harjutus minut, siis järgmine harjutus ja järgmine harjutus. Näitab kohe sulle ära, et selliseid harjutusi võib teha. Tagasi lähen sellega ja siin on veel 4. kohe automaatselt on olemas venitusharjutused. Valin siit, vaatan. Ütleb, et umbes 23 minutit, liigun allapoole nupuga, vaatan, mis siin teha on võimalik. Soojenduseks 5 minutit, tee midagi, siis tee sellist harjutust, siis tee järgmist harjutust, skorpion, see on skorpioni harjutus. Siis on puusade rullimine ja sääremarjade venitus. Siit võib kohe alustada, näiteks kui on start, siis valid start. Aga ma ei soovi seda, ma lähen tagasi. Lähen uuesti siia. Nüüd on mul siin valgus sisse. Kõik on siin 4 harjutuse varianti on ära pandud, see on kohe nii-öelda programmeeritud, mis sul seal kella ekraanil on kohe võimalik kohe kiiresti mugavalt minna. Lähen back'iga tagasi siit, vaatan edasi järgmist, vajutasin ülesse. Siin tuleb magamisinfo, vajutan siia keskele. Mulle ei näita see ka veel midagi. Aga siin on magamisinfo või kuidagi, kuidas sa oled magades taastunud. Vajutan back'iga tagasi. Vajutan siia ülesse. Viimane treening ütleb, et mul oli 5 tundi tagasi. Vajutan siia, et näha seda, üldse kogu treeningi infot saabki niimoodi näha. Kui sa ekraani peal oled näidanud, kui näiteks ütleb sulle, et oli 5 tundi tagasi, 2 päeva tagasi, millal iganes sa treeningu tegid, siis see on ainus koht, kus saab treeningi infot ehk siis treeningi ajalugu vaadata. Sul peabki olema nagu kellaaeg ja siin on kirjas, millal sa viimast treeningut tegid. Siis vajutad siia keskele. Siin ma olen teinud harjutusi, tegelikult ma ei teinud, aga ma lihtsalt tutvusin selle harjutusega ja sellepärast ta näitab, et ma tegin. See on nii-öelda viimane treening. Kui mul on siin veel treeningud, siis ma saan liikuda veel siia ülespoole. Saan kõiki viimaseid treeninguid proovida. Esimene treening oli 13. oktoobril
järgmine treening oli ka 13, see ei olnud tegelikult treening, see oli siis, kui ma testisin kella patareid, kaua vastu pidas ja patarei pidas vastu 31 tundi GPS-i süsteemiga. See treening on siin kellas olemas. Järgmine treening, ma vaatangi seda, 35 minutit ma olen jooksnud treeningu vaatamiseks. Jooksin 5 kilomeetrit, peaaegu 36 minutit. Pulss on mul olnud keskmine 145 ja maksimaalne 163. Lähen allapoole, ma ei tea, mis see 80 siin on. Kardioloud. Mingisugune. Neid kõiki asju saab siin vaadata ka nõnda libistades kella ekraani, puudutades. Ma olen uuesti, ma vajutan jälle valguse sisse. Siis sellised asjad on näha treeningu kohta. Isegi treeningu power on võimalik. Mingit erilist seadet vaja ei ole, selleks kell lihtsalt möödab seda käe pealt, randme pealt. Kõrguste vahe, kui palju ma treenis 5 kilomeetri jooksul võtsin. Hill splitter. Tegi, kui palju ma mägesid jooksin üles alla. Nüüd saan uuesti tagasi minna. Ülemise nupuga. Ja vaatan, kas siia saab veel kuskil vajutada. Ei saa rohkem. Siit midagi välja ei tule rohkem. Nüüd lähen alumise nupuga tagasi. Vaatan korra veel ühte treeningut, mis mul on veel. Siin on 5 kilomeetrit, 34 minutit treeningu vaatamiseks. Liigun allapoole, mis treening infolt, keskmine 151. Pulss maksimaalne 171. Aga kus kohas on siis ringiajad? Ringiaegu ma ei näegi siin kellas. Huvitav. Ringiaegadeks, see ongi see, et kui sa tahad midagi vaadata, siis sa pead ühendama kella kas nutiseadmega või arvutiga. Et kellas sa ei saagi otse ringiaegu vaadata. Kontrollin igaks juhuks kõik ekraanid, mis siin on siin sellel treeningul, et kas tõesti ei näe ühtegi ringiaega mitte kuidagi. Ei näegi. Nii et ma lähen nüüd tagasi. Lähen veel kord tagasi. Siin on jälle selline põhilehekülg, kellalehekülg, kella sihverplaat. Vajutan siia ülesse. See on lihtsalt pulss. Ja pulsi kohta on ka võimalik, et saada midagi täpsemalt, vajutad siia keskele. Ütleb, et minimaalne pulss on olnud 34 ja maksimaalne, ma ei tea, mis aja jooksul see on. Ma ütlen, et see ei ole täpne. Mul pulss ei ole kindlasti 34 olnud. Magamise ajal on olnud kõige madalam 53, see on juba palju reaalsem. Ka Garmini järgi tuleb mul hetkel selline tase umbes. Rohkem seda infot mul siin vaadata ei ole. Tagasi läksin jälle selle nupuga. Lähen jälle siia ülemise nupuga. Nüüd vaatan jälle siia keskmise nupuga. Need on siis treeningi infot. Kuna ma ei ole piisavalt selle kellaga trenni teinud, siis siin täpsemalt rohkem infot ei ole. Vaatan, lähen tagasi allapoole. Rohkem siin ei ole midagi vaadata. Vaatan, kas saab veel, ei saa. Rohkem ei saa midagi, lähen tagasi alumise nupuga. Nüüd lähen jälle ülemise nupuga. Siin on nüüd neid tänane päevane aktiivsus. 9% olen normist ja norm on siis selle järgi level 1, level 2, level 3, et tase 1, tase 2, tase 3. Mina valisin enda aktiivsuse tasemeks 1, ma olen ainult 9% seda teinud ja seda vaatamiseks, siit näeb siis sammusid, see on siis
kui see terve ringi teeb ära, siis oled olnud edukas, kui sa ei ole teinud, siis lihtsalt jääb kuskile poole peale ja sa ei ole 100% oma aktiivsust teinud. Siin näeb sammusid, nii et täna ma olen teinud 862 sammu ja siin see on siis päevasest normist. Ja ma ei tea, mis see päevane norm on olnud. Kalorid olen kulutanud juba üle 1000, mis ei ole ka kindlasti õige, võib-olla on ka. Tagasi lähen nupuga. Lihtsalt, nüüd ma olen selle nii-öelda ringi peale teinud nendele võimalustele, mis siin kella sihverplaadiga seotud on. Ehk siis see on lihtsalt sul kell, kellaaeg on sul ees ja kuupäev. Siin on kellaaeg, kuupäev koos ilmateatega. Siin on kellaaeg, kuupäev koos selle võimalusega, et saad kohe eelnevalt programmeeritud 4 erinevat treeningut teha, 2 erinevat jooksu ja üks mingisugune painutus- ja venitusharjutused ja jõuharjutused natukene. Siis üks kellasihverplaat on selline, kus sa saate oma magamisinfot vaadata. Siit sellise sihverplaadi pealt saad oma treeningute infot vaadata, ehk siis treeningute ajalugu. Ja pulsiga seotud asju saad vaadata sellise kellasihverplaadi pealt. Seda ma ei mäleta kunagi, mida siis on ka kuidagi aktiivsusega. Ja selle pealt siis näed omal activity ehk siis neid samme. Selle saab vist välja ka täielikult lülitada, kui ei soovi neid samme üleüldse lugeda. Et sellise süsteemiga, et selle ülemise alumise nupuga ja kui sa oled siis mingisuguse kindla asja omal siia ekraanile valinud, siis valid sinna sisseminekuks lähed selle nupuga, sammud. Näiteks ma siin praegu vehin natukene, vaatame, kas ta siin kohe paneb samme juurde. 862. Natukene vehin käega. Appikene. Ma siin praegu natukene lihtsalt käega vehkisin, 862 oli. Ja, nüüd on ikka veel, ma vaatasin kogu aeg kaloreid. Praegu ei tulnud. Ja valgustuse nupp on siin ülemine, vasakpoolne ja alumine vasakpoolne on alati back ehk siis tagasiminek. Aga isegi kui sa siin vajutad back, siis sellist asja ei ole, et lõpuks ei saagi kuskile minna, lihtsalt mingisugune asi jääb sulle nagu siin vilkuma. Aga põhimõtteliselt back on ikka nõnda, et sul on kellaaeg ees. Ja kellas, kus ei ole veel, mis kell on tühi andmetest, siis lihtsalt siin ei ole veel neid midagi andmeid vaadata. Selline näeb välja, kui on värskelt uus kell ilma igasuguste andmeteta. Järgmises videos näitan veel, mis siin kellas saab seadistada.